Nende juhid on juba läinud, järgmine grupp samuti ning peaaegu kõik järgmisest lainest on väljas. Keegi ei taha seal enam juhiks saada. Meil on raskused, tahame nendega rääkida, aga praegu pole kellegagi rääkida. Ja tead mis, meile tegelikult meeldib see küll. Tahan alustuseks öelda, et meil läheb Iraanis väga hästi. Erinevus seisneb selles, et neil ja meil oli 2 nädalat tagasi veel merevägi, neil enam merevägi ei ole. Kõik on merepõhjas. 58 laeva uputati 2 päevaga ja meil on maailma parim merevägi. Võrdlust pole midagi võrrelda, aga meil läheb hästi. Me ei luba tuumarelvi. Kui need neil oleks, siis nad kasutaksid neid. Me ei lase sel juhtuda. See oleks pidanud juba varem olema tehtud teiste presidentide poolt. Siin on au olla ja see on lõbus. Ja need on suurepärased sportlased, kes on minu taga. Head treenerid, juhid, suurepärased inimesed ja suurepärane ülen. Tere, härra! Me paneme nende koolide ülemateks ainult parimad, sest me ei taha kedagi, keda nad ei imetleks. Me varime parimad. Nad on uskumatud. 2 aastat järjest on au esitada ülemjuhataja trofeed mereväele. Midshipmenide jalgpallimeeskond, 11 võitu ja 2 kaotust parimate jalgpallimeeskondade vastu. Arvasin, et sõjaväeakadeemiad mängivad madalal tasemel, kuid nad kohtuvad tugevate meeskondadega ja võidavad. Need mängijad tegid mereväe ja kogu spordiajaloo ühe muljetavaldavama hooaja ning ma tahan lihtsalt midshipmenidele õnne soovida. Kohtusin nendega lava taga, nad on suurepärased. Aitäh ja palju õnne! Teate, kui ma mainisin mereväge, mille me just hävitasime, ütlesin ma, need on head laevad, jah, need on suurepärased laevad. Siis küsisin, miks me neid ise ei päästa. Me oleksime saanud neid kasutada. Nad ütlesid, et vahe on selles, et nad ei teadnud, kuidas kasutada, eks, kindral. Nad ei teadnud, kuidas kasutada, neil polnud tegelikult õrna aimugi. Tahan tunnustada mereväe spordidirektor Michael Kelly suurepärast tööd. Suur tänu teile kõigile, aplaus. Ta näeb tõesti välja nagu Kelly ja ongi Kelly koos suurepärase treeneri Brian Newberryga. Aplaus. Ta tegi kooli ajaloo teise parima treeneri debüüdi, kes oli esimene. Esimene on väga hea. See pidi olema Roger Staubachi aasta või midagi taolist. Ma sain vaadata Roger Staubachit. Ta oli uskumatu. Ta oli selline, nagu olen varem öelnud, kuigi mõned tundsid end solvatuna. See oli nagu mees mängis lastega. Ta võitis need mängud üksi. Uskumatu. Tänan akadeemia ülemat Michael Borg-Schulteit, kindralleitnanti ja silmapaistvat mereväe linebackerit. Väga hea. Meil on hea meel, et meiega on minister Pete Haig, kes ütles, nüüd ma ei tea, kas ta on siin, sest ma andsin talle võimaluse jääda olukorraruumi või tulla siia üles. Aga ma arvan, et tal on siin 2 toredat poega, Boone ja Jackson. Teie mõlemad olete mehed. Ma ütlesin teie isale, et ta jääks olukorraruumi. Meil pole sellega probleemi, eks? Treener, ma arvan, et teil on kõik korras. Boone ja Jackson, võib-olla kunagi meeskonnas. Merevägi, armee või lennuvägi, valige lihtsalt merevägi, eks? Ma ei taha, et nad hätta satuksid. Teie isa teeb suurepärast tööd. Ja ka ühendstaabi ülem Dan Kane. Dan on suurepärane. Ja ma valisin ta, sest mulle öeldi, et ISISe alistamiseks kulub 5 aastat. Televisiooni kindralite sõnul erinevad kindralid ja treenerid palju. Härra, 5 aastat ja ma läksin Iraaki, kuna ei mõistnud seda 5 aastat. Kohtusin kindral Dan Kainiga ja küsisin tema nime. Rosinad, härra. Ma küsisin, mis see on. See on minu hüüdnimi. Mis on teie perekonnanimi? Kain. Teie nimi on Rosin Kain. Ma armastan teid. Just teid ma otsin. Ja see oligi õige. Siis öeldi mulle, et ISISe alistamiseks kulub 4-5 aastat ja nüüd olen Iraagis. Ma lähen alla, kohtun tema ja teiste kindralitega. Ta oli ülemus ja ma küsisin, kui kaua kulub ISISe alistamiseks.
ta ütles 4 nädalat, härra. Ma küsisin 4 nädalat. Nemad ütlesid mulle 4 või 5 aastat. Ta ütles, nad otsustavad, mida tahavad. Nemad käsivad. Ma olen siin, aga teie saate selle 4 nädalaga tehtud ja aega jääb üle. See on vist nali. Ta ütles, et me tegime kõik ära. Keegi ei peaks siin igavust tundma. Tegelikult tahate te kuulda iga detaili, mida ma räägin. Aga lõpuks ütlesin ma, laske mul tagasi minna. Kui ma lahkusin, oli huvitav. Läksin trepist alla, kustutasin tuled pärast triljonite kulutamist, sest sa pidid lennukituled kustutama, et vaenlane sind ei märkaks. Maandusime ja ta küsis, härra, kas soovite puhata? Ma vastasin enne kohtumist, et ei ole vaja. Minu nimi ei ole Biden, ma ei puhka. Meil olid suurepärased kohtumised ja siis tulin lennukisse tagasi. Ma ütlesin, kindral, te ütlete 4 nädalat. On see nii? Jääb aega ülegi. Ta ütles, et helistab esmaspäeval tagasi tulles. Helistasin ja küsisin, kas te ikka mõtlete nii, kindral? Ta ütles, jah, härra, ja ma lasin tal teha. Ta alistas ISISe vähem kui 4 nädalaga. See oli uskumatu. Alati mainin, millise vahe president teeb. Piiri kohta öeldi, et see nõuab kongressi ja aastaid, aga meie tegime 3 nädalaga ja meil on piir. 9 kuud pole keegi ebaseaduslikult riiki sisenenud. Demokraatide statistika kohaselt pole keegi meie piirist sisse tulnud. Sa ju näed seda. Ja ma ütlesin, et president teeb suure vahe. Ka kindralid teevad suure vahe, ütles Aldan. Ole olukorra ruumis ja vaata, kuidas me neid ründame, aga nemad ei saa aru, mis toimub. Nende merevägi, õhuvägi, õhutõrje ja radar on kõik läbi. Nende juhid on läbi. Järgmine juhtide grupp on samuti läbi ja järgmine juhtide grupp on peaaegu täiesti läbi. Ja nüüd ei taha enam keegi juht olla. Seal. Meil on raskusi ja tahaksime rääkida, aga pole kedagi, kellega seda teha. Ja vead mida? Meile tõesti meeldib. Ja meil on palju teisi silmapaistvaid Ameerika Ühendriikide relvajõudude liikmeid. Hegsef teeb suurepärast tööd ja Raising Cane teeb sama head tööd, kui keegi näinud on. Ära unusta, meil oli Venezuela. See oli algus, kui nad märkasid talenti. Mina taastasin relvajõud, sealhulgas kosmoseväe. Oma esimesel ametiajal ma ei arvanud, et ma neid nii palju kasutan, aga hea, et ma need taastasin. Me ei tohi lasta neil hulludel tuumarelvi saada, sest nad kasutaksid neid kohe. Üks peamisi viise sellest aru saada on see, et kui see kõik algas, hakkasid nad tulistama mitmeid rakette üle kogu Lähis-Ida. Riikidesse, mis polnud seotud, sest nad tahtsid kontrollida Lähis-Ida. Kui neil oleks olnud tuumarelv, oleksid nad seda kasutanud. Küsimus oli vaid, kas esimesel tunnil või päeval. Tuumarelva kasutamine oleks kogu maailma ohustanud, kuid me peatasime selle. See oleks pidanud varem juhtuma.